Tervist kuulajad, Matšpalli järjekordne saade on eetris. Saatejuhi rollis taaskord mina, Kendor Abramps ja stuudios Alo Ojassalu ja Toomas Kuum ning videoteel, heliteel ka Riho Kallus. Tere! Tere! Mõistagi räägime Wimbledonist, mis siin eile kulminatsiooni sai. Meestest siis Jannik Sinneri teise triumfiga ja naistest Linda Noskova võiduga. Alustuseks võib-olla paar sõna eestlastest, sest olime ka meie ju Wimbledonis esindatud. Mark Lajal siis kvalifikatsiooni avaringis jäi 4-6 alla prantslasele Luka Pavlovitšile ja Danil Klinka 4-6 belglasele Kimmer Koppejansile. Mis muljeid need kaks matši tekitasid? No mina räägin oma muljed lühidalt ära, kuigi ma olin mängu vaatamisteks valmis ja nii edasi, aga samaaegselt toimusid mul endal ITF turniirid. Ja kuni ma ükskord sealt korraldamise kõrvalt välja rabelesin, kuidas see, et kui Arno isaga kooli jõudis, olid tunnid juba alanud, aga meie puhul oli nii, et mängud olid läbi. Kurvastavalt kiired, ma ei näinud mänge. Aga kurvastavalt kiired ja kurvastavalt kiire lõpp kvalifikatsioonile. Ei oskagi rohkem kommenteerida. Ega ma ei oska ka kommenteerida. Asi on selles, et mul ei olnud lihtsalt võimalus puhtfüüsiliselt neid mänge näha, aga ma võin lihtsalt öelda väga lihtsa kommentaari, kui ütleme nii-öelda tennisi inimesed tulid, kes vaatasid, siis ütlesid niimoodi, et kuidagi ühte moodi, ühel ajal see mängud olid ja nagu ja tavaliselt, kui ikkagi nagu kuidagi kommenteeritakse, et seal on mingi võimalus või kuidagi, see kuidagi oli väga lühike, kõik nagu väga lühidalt kommenteeris, nii nagu Alogi suhteliselt, et nii läks ja nagu ei olnudki nagu justkui varianti, aga kuna ma ise ei näinud, siis ma seda poolt ei oska öelda, kas see reaalselt oli nii ühepoolne see asi tegelikult. Riho, Karl Kiursaarega kindlasti puudutasid Margi mängu, et mis seal läks valesti? See küsimus oli mulle nüüd, jah? Jah, just. Et mul juhtus täpselt sama lugu, et ma olin mingit asja kuskil toimetamas ja tegemas ja üritasin mängu vaatamisega alustada ja selleks ajaks, kui ma jõudsin arvuti taha, olid need mängud täpselt läbi, et see läks nagu väga kiiresti seekord, aga ega iseenesest ega see midagi ilusat ei ole, mõlemad ju selles mõttes peilisid kahjuks, nii ta läks. Paranda mind, kui ma eksin, aga täna hommikul uurisin natuke, mis seisud meie meestel on ja Mark Lajalil järgmisel nädalal läheb 100 punkti maha ja peaks langema siis täpselt enne US Openi kvalifikatsiooni lukku minemist 235. kohale, et see on üpris täbar seis tegelikult. Jah, tal mingid punktid kukuvad ära, aga USA Openiga probleemi ei ole vist. Miks, Riho, räägi, põhjenda? Selles mõttes iseenesest ei ole nagu vahet, et niikuinii ühte või teistpidi on ta Ameerikas kvalifikatsioonis ikkagi peal. Oled sa nii kindel selles? Mul on seda tähtis teada, kuna mul on lennupiletid makstud ja hotellid makstud. Ja aga kui ei ole, siis sa saad ju arve esitada. Lajali management'i. Aga ei, piiri peal see asi on, aga loodame, et 2 nädalaga kuskilt mingi punkti lisa tuleb. Ühesõna küsimus on selles, mis hetkel see kat nii-öelda lukku läks. Sest tegelikult ta on seal USA-s, kuni võtta tal on, kui sa läbi aegade vaatad, on ju tegelikult tulemused ju pigem ju head olnud. Hardcourt vaieldamatult on nii ühele kui teisele meie mehele nagu natukene parem kate. Võrreldes siin kõigi teisega. Selle hardcourti kohta mõtlen seda, et just rääkisin ka Karl Kiuliga olen rääkinud ja isegi Daniliga ja ütlesid ka, et ütleme, kui siseolud meil on, need siseväljakud on kõik tip-top, eks on ju, kas või seal tondil harjutavad ja just väli tingimustes sellist hardcourti või väljakut ei ole ju praktiliselt Eestis vist.
no Tallinkis on jah. Tallinkis täiesti jah, aga võib-olla ma ei oska öelda, kuidagi niisugune nagu väljend oli, et võiks olla just selline kate, mis sobiks näiteks neile Danilile just trennimiseks ideaalselt, et ma ei tea, noh, Tallinkis tegelikult on jah, aga selline jutt oli, et ettevalmistamisperioodil, et võiks olla, et kui mõni keskus rajab praegu ka, et siis võib-olla konsulteerida, et milline see kõva kate võiks rajatud olla. Grand Slamil on... Kui me eestlastest räägime, siis tegelikult Wimbledon pakkus ju ka rõõmu. Ingrid Neel karjääris esimest korda naiste paaris mängus veerandfinaalis. Korra, Riho, sul oli üks mõte jäi pooleli, et sa tahtsid vist? Ja ma tahtsin vist öelda sellest, rääkida veel sellest Ameerikasse peale saamisest, et põhitabel läheb küll 6 nädalat varem lukku, aga kvalifikatsioon läheb hiljem, läheb 3 nädalat enne Slami lukku, nii et natuke on aega veel. Okei, seda ma ei tea. See annab talle jah, ikkagi oluliselt varu aega tegelikult. Jah. Ingrid Neel või? Ma ei tea, kuidas teistega on, mina ei suuda teda omaks võtta selles suhtes, et ma ei ütle, et täitsa külmaks jätab, aga suht külmaks. Et seda enam, et ma ei ole just naiste paarismängu tippfänn. Kuigi pean ütlema, et tänu Ostapenkole vaatasin seekord segapaare. Of course ma vaatasin meeste paare, seks, et Heliovaara tundub omana, alates sinna, et mu õpilased lapsena mängisid taga ja nii edasi ja kogu aeg jälginud ja põnev elulugu ja Harri on nagu oma poiss. Ja no ta on ju eestlastega maailma esimesel pügalal ja fantastiline mäng ja fantastiliselt suutsite seda jälgida, et 3 mängu järjest 7-6 otsustavas või? Tegelikult võrreldes mõne teise Põhjamaise rahuga. aga seal on see, et huvitav vaatad, kuidas tabelis keegi kuskil liikus, siis ega neil ei olnudki nagu numbriliselt olid ju väga tasavägised mängud. Väga tasavägised mängud, enam tasavägised. Need tiriti välja ikka. Ja kus juures otsustavatel hetkedel naljakal kombel, aga Põhjamaise rahuga Harri oligi parim mees väljakul. Ja seda on väga vinge vaadata. Samamoodi Lena Ostapenko. Noh, midagi pole teha, minu turniiridel mänginud asjad nii edasi tundub omana. No see kaas oli tal ka väga hea paariline muidugi nagu ikka. Ja kehva paarilisega Grand Slami ei võida üldse. Aga jah, kahjuks Ingrid Neel on nagu kauge selles mõttes, et on küll ilus, kui Eesti lipp seal on, aga noh, see on ka kõik. Mina jälle, ma siin ei nagu ei oponeeriks, nagu see on igal ühel on oma see tunne, aga ma tean nagu sellist tema, kui ta mängib naiskonna eest ja tegelikult ta selline inimesena on väga, väga avatud ja see ka loeb hästi palju selle juures. Ja, ega ma selle vastu ju absoluutselt ei vaidle. Et selles mõttes ta on nagu päris hästi sinna nagu naiste tiimiga sulandunud, nii palju kui ma olen aru saanud ja ta on muidugi see, puhas ikkagi paaris mängija ja ma ikkagi mõnda mängu nagu vaatasin, päris alguslõpuni mitte ühtegi, sellepärast see oli see Eesti meistrivõistluste ajal olid need olulisemad mängud ka, et siis, aga kogu aeg üritasin ikkagi nagu jälgida ja neil olid ka seal võrdsed ju tasavägised mängud, nad seal ikka tirisid oma partneriga, mis ta nüüd on, Olmo, täpselt pikk, okei. Kogu aeg läheb ta nimi, läheb sassi. Vot, mul tuleb see jalgpallur Olmo tuleb kohe pähe, et tegelikult nad võitsid paar tasavägist või nad võitsidki tasavägist mängud ja siis see kaotus, mis tuli, oli ka ju ikkagi seal oli isegi otsustavas setis mingi teatav variant, et oleks võinud kulgeda game'ilt, aga jah, seal otsustav set ikkagi läks nende hiinlannadel ära. Ma ei oska öelda, ma nüüd ütleme isegi tegelikult esimest korda nagu mitut mängu nagu jälgisin. Ja ta on see paaris mängus on, ta võib veel siin tegusid teha. Aga mulle tundub, et seal on ka oluline see ikkagi nagu alati paaris mängus on see partneri valik ja vahepeal oli tal ju partner Eigeri. Ma ei tea, mulle tundub nagu, et võib-olla see oleks olnud talle nagu sobisid nagu isegi rohkem kokku, aga kes teab, võib-olla see sama paar tuleb jälle tagasi jälle kokku. Kusjuures nad ju võitsidki vist Eigerit. Eigeri oli tal vastas esimese ringis. Et ta võib veel siin see naiste paaris mängus võib siin turniirikesi ka VTA tuuril. Täitsa võimalik, et võib võita mõne turniiri. Praegu vist tal on 2 turniiri võitu karjääri jooksul.
aga jah, selles mõttes on võib-olla Alol õigus, et naiste paaris mäng, kui ütleme üldises plaanis ta võib-olla jääb tavapäraselt suurtel tennisehuvilistel sageli jääb nii-öelda varju tähelepanu alt. Andke mulle nüüd naisterahvad andeks, aga ma siin ennem kui meil saade algas, siis Toomas Kuum proovis nagu minuti pealt panna paika kogu meie saadet, kui palju me mingist asjast räägime. Ja ta eraldas Wimbledonile 15 minutit ja nüüd me 7,5 minutit räägime naiste paaris mängust. Aga vahel võib rääkida. Võib, aga mitte siin saates. Et selles suhtes, et katsume, nii palju põnevat juhtus. Riho. Jätame naiste paari. Riho, ütle sõna sekka. Ma kuulen teid, ma lihtsalt, ega me nagu selles mõttes, kui me tõmbame selle teemale joone alla, siis ma lihtsalt tahtsin ka öelda, et mulle ka väga meeldib, kus ta paari mängib, et mulle jättes väga hea mulje. Nüüd järgmine Hiiumaalt jätkab või? Jah. Aga las siis, halo, juhendame saadet edasi. Jaa, ma tuleksin märksa põnevamate asjade juurde, see on meeste üksik mäng. Või võtame naised ennem või? Võtame meeste finaali, mis siin kohe eilsest värskelt meeles. Võtame jah, meeste finaali ja poolfinaali. Üks kummaline fakt, eks, ma usun, et te teate seda, see jooksis mitmelt poolt läbi. Millal viimati Zverev võitis Sinneri servi? Murdis servi, jah? Murdis servi ühesõnaga. See juhtus 89 geimi tagasi, september 2025. Ja ega ta väga palju lähemale nüüd ka jõudnud. Mis kohe etterutatelt tuleb öelda, väga mitte parima päeva Sinner, aga väga kõrge kvaliteelised poolfinaal-finaal. Poolfinaalis vaatame 6-4, 6-4, 6-4, nagu selline tasavägine meeste mäng. Reaalsus, 1 breikpall Djokovic, 13 breikpalli Sinner. Edasi ruttavalt finaalis ka 1 breikpall ainult. Finaalis õnnestus ka minna breikpallini, kusjuures see oli nii, kas keegi pakub ära mitmes breikpall 5 mängus Zverevil see aasta Sinneri vastu. See oli 4. breikpall 5 mängu peale. No natukene see eellugu võib-olla, kuhu ma tahtsin jõuda ja huviga vaatasin ka Sinneri pressikonverentsi ja asjad ja nii edasi. Jah, ta tunneb ennast oma servil nii kindlalt ja vaieldamatult Sinneri serv on läinud paremaks aasta sellega. Et ta ütleski, ta võis lubada ennast tõrjegeimidel proovida asju. Simplisti proovida, sellest ka võib-olla need mõned naljakad vead, mis olid, mida iganes, ja ütles, et üks vale otsus mängus, mis ta tegi, mitte üks, vaid ühe geimi, kus ta võttis vastu valesid otsuseid, oli 0-30 Zverevi, mis ta nüüd oli, kas ta oli teine sett? Teise seti, see oli seal teise seti lõpupoole suhteliselt või keskel. Et mängis 2 filigraanset punkti ja siis nagu järsku pehme ralli, pehmed otsused nagu mitte sinnerlik, aga seda ta ise tunnistas, et selle game, mida mängis valesti, mõtles valesti ja mis kogu pressikonverentsit läbi jooksis, ta rõhutas kogu aeg seda, kui palju ta mõtles mängu ajal, et kust ma võtan seda, alla tuult seda, siit tulnud seda ja natuke nagu malemäng, aga malemäng, kus ühel pool on, ma ei tea, mingi elo koefitsient 2600 ja teisel pool ma ei tea, kas mul ongi koefitsenti või teisel pool see, et tegelikult vahe oli suur, vaatamata sellele, et 2 esimest setti mitte ainult ei tundunud, vaid olidki väga kõrgetasemeline tennis. Zverev mängis ka väga hästi. Ja 3. sett nüüd natukene võib-olla välja jätta, aga 4. seti lõpp oli jälle minu arvates turniiri parimaid punkte mängiti. Seal oli vaimustavaid punkte. Selles mõttes või Zverevile ikkagi ka, vaatamata nende statistiliste näitajatele ja ütleme, et selline tunne ei jäänud ju peale teist seti ikkagi tunne, et mul oli ka niisugune tunne, et Sinner läheb oma teed, aga peab Zverevile ka ikkagi au andma, et ta ei lagunenud ära. Ja Wimbledonis ta polnud enne isegi veerand finaali jõudnud, et selle kohta ta mängis ikkagi, ta võib-olla natuke on vabanenud ikkagi see slammi võit, mis tal Prantsusmaa lahtistel oli, see on võimalik, et see on teda nüüd... Siin ma ütlen tema sõnadega, ütleme, et oleme kõik ausad, Roland Garros tal vedas, eks? Vedas. Kõik põhimehed läksid puhkusele. Aga ta
kasutas ära selle. Aga ta kasutas seda ära ja vaat sellega ta näitas oma sisu ja nüüd eelmise aastate jutust ma natukene tõmban tagasi ja natukene annan talle krediiti. Aga ta ise on ütlenud ja see on ka silmaga nähtav asi. Tema mängu kvaliteet on paranenud. No, see automaatselt kindlasti annab ka enesekindlusele, aga ükskõik, mis intervjuud kuulata, rõhutab seda, kui palju ta on oma mängu muutnud. Ja see on absoluutne tõde. Ta liigub väljakusse siis eeskäelöök on paremaks läinud. Kõvasti töötajaid, ta ise rõhutas ka seda, et mõttelaad on muutunud. Ta üritab igat eeskätt lüüa ja mulle meeldis see lause hästi kihtilt, et kas läheb sisse või ei lähe, üks päev läheb, teine päev ei lähe. Aga kui me ka jälgime tema mänge läbi aasta, siis ta on tegelikult ainult Sinnerile ja Alcarazile kaotanud. Et ülejäänud vennad on tal ikka võileivad ja seda on ta ei ole minu number 1 sümpaatne vend. Aga et näha mängija arengut, mis ta nüüd on 28 või 9, selles vanuses sellist, ütleme, päris kõvad kvaliteetsed tüped. Eluaeg me rääkisime see, et siin Zverev on tore poiss, aga mängib 6 meetrit tagajoonelt ja on maailma parim tagakäsi, aga mis sa sellega pihta hakkad, kui sa kaugel väljakust oled. Siis nüüd on ta seda kõike parandanud, loodetavasti tennise mõttest aru saanud ja nagu ta täna pressikonverentsil või siis vabandust eile õhtul ütles, et sõltumata sellest, mis edasi saab, tema jätkab oma agressiivse mängu loomist ja see on ainult positiivne. Ja see on ainult positiivne, sellepärast, et kas ta just sinna Sinneri Alcarazi kannale jõuab, ei tea, aga praegust on ikkagi vahe sees veel. Vähe on sees ja vaatamata Zverevi Grand Slami võidule puht mängus on vahe sees ja ma usun, et kui nüüd Alcaraz tagasi tuleb, on ta samal tasemel või vähemalt võib-olla ka kõrgemal, kui ta ära läks. Rääkides võib-olla Zverevist, mees on välja öelnud ka oma järgmise suure eesmärgi. Soovib siis olla vähemalt 1 nädala maailma esireket, mida ta ühel pressikonverentsil unistagu edasi. See on päris keeruline. Seda kõike võib juhtuda, aga esiteks ma nüüd ei ole täpselt vaadanud, aga Zverevi punktid tuleb korrutada 2, et saada Sinneri punktid. Alcaraz on küll natuke kukkunud, aga kui ta tagasi tuleb, siis uskuda veel, et juhtub mõni tippturniir, kus Sinner Alcaraz mõlemad ei mängi, väga raske. Seda me oleme eelmine ka rääkinud, et ainukene võimalus, mis annab Zverevile ja ennelt ka siis Djokovicile, on see, kui mõlema mehega midagi juhtub, mis Roland Garros ka juhtus. Ja ütleme siis niimoodi, et inimesele, kes sügavuti tennist ei tunne, võis eilne matš tunduda võrdne. Tegelikult, kui me lähme, ja ta mingil määral oligi, ega Zverev kõva samm edasi võrreldes eelmise aastatega või mille iganes. Aga siiski sellest ei piisa. Minu arust on Sinneril veel nii suur varu seal sees ja ka numbrid kinnitavad seda ja ainukene breakpall, mis tegelikult Zverevil oli serv +1 ja unista edasi. Seal on see, just ütled õigesti, et ütleme, kui Alcaraz tuleb ka tagasi ja on nii-öelda minimaalselt kas või sellisel, tõenäoliselt, miks ta tuleb nii kaua tagasi, seal on ka see küsimus, et sellisel tasemel mängijad, kui nad on täiesti valmis, nad ei riski, et pigem tuleb hiljem tuurile ja et oleks kohe nii-öelda täie jõuga nagu mängus sees, et selles suhtes on õigus, et ütleme Zverev, võib-olla veel mõni teine mängija, et seal peab olema mingisugune muu faktor ka veel juures, et alistada nüüd 2 meest, aga me muidugi ootame väga, et see konkurents läheks. Nüüd ei piisa ka enam vigastuspausist, kuna nende meeste punktisumma on nii suur, et selline 3, 4, 5 kuuline vigastuspaus ei aita sind, midagi pole teha, ei aita. Ja mingil õnnelikul, imelikul kombel on Zverev suutnud vältida Djokovici, eks. See on huvitav vastasseis. See oleks minu jaoks kõige suurem intriig, et kes nüüd see 3, kes nüüd see 4 on. Djokovic on ka platsi enam-vähem puhtan, paar tööõnnetust, aga enam-vähem Grand Slamidel on ta näitanud. Ta mängib vähe turniire. Mis sisu tal on. Me võime rääkida ükskõik mida, aga Austraalia finaal, eks, Roland Garros natuke kehvasti, aga Wimbledon jälle poolfinaal.
eks? Kindel Sinneri üle kõva vana. 39, respekt. Aga me korra võiks seal meeste turniiril ikkagi, mis oli ka huvitav, et mis tähendab, et britid, kuna nad on seda murutennis on neil nii-öelda väga südamelähedane, siis kokkuvõttes oli selline huvitav mängumees ja Feeri jõudis ka poolfinaali, aga jah, võimalik, et see jääb ka tema, ma ei tea, võib-olla jääb ka ainsaks selliseks tähelennuks, aga vahel on huvitav, kui sellised mängijad välja hüppavad. Seda on ennemgi juhtunud, okei, mitte poolfinaali, aga tegelikult on seda juhtunud, kui Briti wildcardid tulevad. Nad on alati ohtlikud seal, jah? Jah, või isegi qualifierid, no esiteks lapsest saadik seal katel kasvanud, teiseks kogu see feeling, no alates seal Wimbledoni, ma mäletan mingi aeg tagasi rääkisime, et jälle nime ma ei mäleta, aga üks vend tuli kvalist, pre-kvalist, jõudis 16 hulk või 32 hulka Federeri vastu, tasavägine mäng ka Federeri vastu, et no selliseid asju juhtub. Muru peal neid asju juhtub, aga jah, kui vaadata, elasime siin põhjanaabritele kaasa ja vaatasime, et noh, Otto Virtanen sai nagu halva kaotuse. Et tundub jah, et tal oli väga hea nagu variant. Tabel võitis Sheltonit ja nüüd kaotas mingisugusele wildcardile, noh, kes hiljem osutus poolfinalistiks, et ei olnudki nii väga halb kaotus. Mis mulle isiklikult võib-olla isegi kõige rohkem positiivseid emotsioone tekitas, oli Grigor Dimitrovi tagasitulek. Pärast eelmist aastat nüüd 3 matši võitu ja kui tagantjärel nüüd seda tabelit vaadata, siis võiks isegi öelda, võib-olla oli finaali koht laual. Oli ja väga-väga suur kahju oli kaotusest. Väga suur kahju. No jah, et mis ta veel eelmine aasta oleks seal võib-olla oli ka ju liikumas ju väga kaugele ja. Noh, ma peangi silmas, et nii suur Dmitrovi fänn ma ei ole, aga et muidu nii väga kahju oleks, aga arvestades eelmise aasta juhtumisi, siis sellest eriti kahju ja suurepärane tennis. Ta mängib ikkagi väga, kui tal see mäng jookseb, siis ta on niivõrd ilus, see mäng on... 2-3 punkti mitte vedamist, kuigi mängu käigus ta ka ise eksis, ütleme, volledega, mida ta tavaliselt ei eksi ja ise aitas selle kaotusele natuke kaasa, aga vahet ei ole. Väga kahju oli sellest kaotusest. Sest, et ma nii palju ütlen Dimitrist, et mul on õnnestunud, sinul kindlasti Alo ka, et nii-öelda laivis näha tema mängu. No kuidagi seal on mingisugune sarm ja võt, kui me räägime, et tennis on nii-öelda nagu pallimängude selline intelligentne spordiala või võt selles osas ta nagu kas sobib sinna ka, nagu ta on selline tüpaaž ja Baby Federer. Nii teda hüüti Baby Federer ja ta ise on seda tunnistanud, et lapsest saadik proovinud kopeerida Federeri. Servitõrje on ju ka väga sarnane. Kogu mäng laias laastus. Tegelikult küll, jah. Väga palju liigutusi, mida ta Federeri on eluaeg kopeerinud. Väga palju me sellist asja ei näe, et keegi mängija kedagi kopeerib. No rääkimata sellest, et ühe käega taga käega... Ongi vist, nüüd Vavrinka jättis järgidest, ongi viimane või? No, on keegi üldse teinud statistikat, palju esisajas on üldse ühe käega lööid? Ei ole, aga... Mina tean seda numbrit, 6 tükki. 6 isegi. Jumal tänatud, Riho on tagasi. Kusjuures huvitavad... Ma juba tund ootasin. Te hakkasite rääkima siin Dimitrovist ja Vavrinkast, et kas te oskate pakkuda, palju on maailma 25 hulgas üldse 30 pluss vanuses mängijaid? Enam vist väga ei ole või? No 2 või 3 on. No võt jah, et seda enam jah. Tegelikult ongi 2 jah, Medvedev ja Djokovic. No, Medvedev ka meeste vanusse jõudnud. Märkamatult siin kuidagi. Aha. Jah, ega no ühest küljest ei ole halb, et see kõik vahetub. Ja kui me ühel hetkel naiste juurde jõuame, siis ma ütlengi, mis on nagu meeste tennise pluss selle vahetumise juures, et kas me oleme... Ma tahtsin lisada siia, et te rääkisite päris pikalt Zverevist ära, ma tahtsin lisada, et minul oli üle pika aja oli huvitav vaadata vähemalt mängu
esimesed 2 setti kuni teise seti tiebreakini, sest et ma mäletan neid, ma olen neid viimaseid mänge päris palju kommenteerinud ja mäng käis tihti selle peale, et kui mitu minutit läheb aega, et Zverev palling murda. Ja see ei olnud nagu naljaga pooleks, vaid see oligi niimoodi esimese 50 minuti jooksul käis see alati. Et seekord nagu seda ei juhtunud vähemalt. Ja, kõva samm edasi Zverevilt. Just, ma arvan, igal juhul võib öelda, et ta tegi finaalist finaali. Absoluutselt nõus. Sest jah, iseenesest nüüd on mängu parandanud, varasemate perioodi oleks võinud vabalt olla nii, et see finaal oleks väga kiire olnud ja kuidagi igava võitu võib-olla isegi, siis vähemalt... No neid finaale oli igava võitu, poolfinaal ja finaal, ma ise ka mäletan siin kevadperioodist, kui Riho teab kindlasti täpsemalt, aga minu arvates paar mängu ei tõmbanud tundi aega välja või sinna kuskil lähedale. Et selles suhtes... No seal olid jah, Pariis oli 0-1 ja 2 ta mängis Madridist taga finaalis. Ja eile oli esimene set üle tunni. Aga üks asi läks küll natuke nihu, et ta ütles, et lõpukõnes ütles, et ma olen nüüd 9 korda järjest sulle kaotanud, et kahjuks 10. see number on ka juba meelest läinud. No aga läheb sassi selliste numbritega, välja arvatud see number on nii suur. Kes see ütles, et 17 korda keegi järjest mind ei võida? Mingi selline kuulus lause tennises on Kerolaitis ütles seda. Oli, eks? Kelle vastus oli? Ei mäleta. Connorsi vist. Oli jah, mingi, ma seda mäletan, et keegi ei võida mind 17 korda järjest. Selles mõttes Connors võitis Kerolaitist 17 korda järjest. Ja. See vastupidi ei ole väga võimalik. Ei, 17 kord võitis Kerolaitis ja ütles, mitte keegi ei võida mind 17 korda järjest. Just. See legendaarne lause on tennises olemas. No varsti peaaegu võib Zverev seda öelda. Seks, et täna arvestades seda, et nüüd ma mõtlesin... Jõuab kaugele tõenäoliselt ja satuvad kokku. Kui nüüd ütleme Cincy ja Torontos nad kokku ei põrka ja US Openi tabeli eri pooltel, siis võib juhtuda, et ta aasta jooksul saab 4 breakpalli Sinneri servist ja ei võida mitte ühtegi. See oleks selline paganama huvitav asi, maailma 3. ei võida maailma esimeselt mitte ühtegi servi aasta jooksul ja kusjuures mängivad palju. Aga vaata, sa juba hakkasid sinna üle minema, et nüüd selle jutu taustal, nende nii, ka statistiliste numbrite taustal, on naiste tennis. See on niisugune rosolje täielik. Ja kapsad. Läksite juba naiste juurde, siis võtamegi naiste turniiri ette. Võiks minna jah, meestest räägitud küll. Taas tšempion Tšehhist, sel korral 21-aastane Linda Noskova. Et mis fenomen see on, et Tšehhi naistel tuleb neid naiste Wimbledoni võitjaid nii palju? No ütleme, see on kokkuvõttes üleüldse Tšehhi tennise fenomen. Ükskõik kuhu sa lähed, vaatad, ma siin kunagi oma noortega käisin isegi Tšehhi kohalikel turniiridel, eks, kus ma ei tea, 301 tasemel last mängivad mingid turniiri kvalifikatsioonid. See tennise massilisus, see tennise ajalugu, see tennise see, kuidas seda antakse põlvest põlve edasi, et mis põlvest põlve, seal ei olegi põlvest põlve, seal on iga 5 aasta tagant tuleb jälle keegi noor, vaatab, selle tädiga, ta võitis Wimbledoni, ma teen ühel väljakul trenni, eks. Ja nii see läheb ja nüüd, kui me neid Tšehhe tagasi tõmbame naistest, me võime sinna rahulikult minna Navratilovade, Malnikovade aega. Ja ma just tahtsin need nimed nimetada. Ja pausi ei ole olnud, eks. Pausid, Novot, nad asjad, no ütleme, et kui alguses oli, ütleme, kui tuli Navratilov, kes pärast muidugi läks USA-sse elama ja esines, aga tegelikult ütleme Tšehhitar ikkagi. Ja siis oli nagu võib-olla niimoodi rohkem üksikuid neid mängijaid, eks on ju, aga päris tipus. Ja siis hakkas, ja nüüd on ta nagu, läheb selles mõttes nagu geomeetriline progressioon täielik, et Ivan Lendl ka samamoodi ju tegelikult, eks on ju, meeste poole pealt. Ja kui sa lähed tavalisele mingi ITF-i turniir isegi, ja nüüd nad, seal see 15 000 või kui siin Eestis on toimunud, ikka tabelis on alati mitu Tšehhi ka. No minu ITF-id. Noorte omast rääkimata. Mis mul just äsja lõppesid rahvusvaheliselt. Tuli jälle mingi X suvaline Tšehh, nagu neid on X pluss arvu,
kellel ei ole väga nagu Tšehhi rankingut, kellel ei ole väga ITF rankingut, tuleb kvalist nagu võist, jõuab põhitabeli, ühesõnaga noh, jälle tulles tagasi sinna, kui massiline see on. See on nii massiline, iga aasta ma käin Orange Bowlidel, on ju. Vaatad, noh, ma olen loobunud viimasel ajal üritamast nimesid meelde jätta. Pole mõtet, neid on nii palju. Ja kellest neist lõpuks Noskova või keegi teine tuleb, noh, polegi väga suurt vahet ausalt öeldes. Keegi neist võidab. No. Ja kogu aeg tuleb nagu uusi, et vahepeal oli see Pliskova oli ja kõik, seal oli veel neid ja järsku vaatad, kogu aeg tuleb peale. Kogu aeg tuleb peale. Ja ei saa öelda, et kuskil mingi kobaga või nii edasi. Minu arvates Noskova mängis väga-väga head tennist ja teenitult võitis selle. Aga nagu me siin eesukse juures ka rääkisime, mina olen naiste tennise pärast mures ja olen meie saates ka juba mures mitmendat aastat, sellepärast, et tegelikult on jama. Tegelikult on väga-väga suur jama, ma vaatasin esimese 3 naistest langesid välja juba, noh, pole vahet, kas siin 16 või 32, eks. Kuigi me nägime 16 hulgas oli 14 paigutatud, eks. Ja veerandfinaalis kõik paigutatud. Siis tegelikult peaks nagu asi korras olema, aga tegelikult ei ole. Paigutuse numbrid, kui me vaatame, 9, 10, 13, whatever. Ei no 8 hulgas on niimoodi, ma loen ette. 14, 10, 4, 7, 12, 13, 9, 25. Et 10-st 3. Ei, 4. Aga see ei peaks nii olema. Iga spordiala juures, absoluutselt iga spordiala juures peab tekkima mingid tähed. Sabalenka seda rolli välja ei kanna, kuna ta närvikava ei võimalda mängida Grand Slamme. Tal meeldib trepi peal tantsu lüüa. Korduvalt on ta seda tõestanud ja jah, väiksemaid turniire ta lausa hävitab vastaseid, aga noh, ma täpselt ei tea, aga ma arvan, viimasest 10 Grand Slamist on ta võitnud 2. No. Et see on nagu maailma ja pikalt maailma esireketi olijale tegelikult häbistav number. Aga kas võib see kuidagi olla, ma tahan lihtsalt öelda, et kui Sabalenka on ka hea näide siin, ütleme vaatad, kas või Noskova mängu me siin enne ka rääkisime, et noh, mina näen aines sellel tennisistil, kes võib sinna päris absoluutsesse tippu tõusta, eks näis nüüd, kindlasti lähiaasta näitab, aga noh, vanus on ka veel selline, et ta võib tõusta. Ikkagi kuidagi see nagu mentaalne pool, et kui ma vaatan näiteks Kostjuk, vaatad, kui ta liigub poolfinaalini, tal on suhteliselt isegi head koefitsendid kõik, eks on ju, et ta võiks... Poolfinaalis oli temal 4 mängija hulgas 70% võidu see koef. Aga ma vaatasin tema mängu... Ja Noskoval 9. Ja ma vaatan tema mängu ja siis ka Prantsusmaa lahtistel okei, me võime öelda, et vastane mängis ka hästi, aga ta nagu ei pea sellele pingele vastu, et suht kiiresti need pallivahetustel, need otsused, ma ei ütle, et ei tohiks riskida, aga kuidagi nagu see on imelik on see, kas see on ikka mentaalne pool ka väga palju, mina ütlen. No kindlasti on, et seda mu jutu mõte oligi, et naiste poole pealt pole tekkinud siukest liidrit. Ma ei mõtle, ideaalvariandis me näeme Federer, Nadal, Djokovic'i varianti, et neid on 3. Ja nüüd nad omavahel võitlevad, siis meil on vähem ideaalne variant on Sinner Alcaraz, kus kui üks eemal on, siis käed värisevad, kõik sporditennise maailm ootab Alcarazi tagasitulekutseks, et muidu pole põnev. Roland Garros polnud põnev. No selles mõttes oli, et kas Sverevi närvid kestavad või ei kesta, eks. Ja vastuse saime, et kestavad. Aga naiste tennis puudub intriig. Absoluutselt igasugune. Me oleme siin 3 aastat istunud, no see peab olema, ma ei tea, kuidas seda nimetatakse, kes seal seda kristallkuuli paitab. Noh, see on, kes need on, need nõiad, neil on mingi nimetus, kes ennustab. Oraaklid või? Ei, oraakel on meessoost, aga need naised just, kes istuvad seal ja Delfi oraakel. Kristallkuuli paitavad. No tegelikult suunamudija. Naiste tennis on selline olnud juba mitmeid aastaid ja mina ei arva, et see naiste tennisele kui spordile hea on. Minu arvates see ei tõsta huvi, see tapab huvi. Kui iga jumala turniir on 20 tiitli pretendenti, kõik, keda loogika ütleb võitjateks, need ühel hetkel komistavad. Noh, meeste tennises pole siukest asja juhtunud juba
whatever kui kaua. No ma nii palju ütlen, et kui me naiste räägime, siis Noskova vastane, finaali vastane Muhhova, kes muidugi teises setis tuli väga raskest seisust välja, mitu matšpalli nii-öelda päästis siis. Ma tahan seda öelda, et temale ma elasin tõesti kaasa, kelle karjäär on, me oleme ka varem mõnes saates rääkinud, et tal on ka vigastuse olnud ja ta on tegelikult väga smart või ütleme tark tennisemängija tegelikult, taktikatennisist, et temale ta on see teine finaal slämmidel. Üks huvitav fakt, mõlemad finaalid on peaaegu exactly sama tulemusena otsustav set erineb ühe game'iga. Ja seal oli Krejčikovale ta kaotas. Ja kusjuures jälle kaotas ju... Täpselt, et ma arvan, et see 5-2 pealt Noskova lasigi tal tagasi tulla, et see seis tekiks lõpuks identne Roland Garrosi kaotusega. Temast mul on kahju, et üks selline tennisist, kes oleks nagu, see oli ikka näha ka ta näost muidugi, aga tal ei olnud nagu otsustav setis eriti veel, ei räägi, võib öelda ka kogu mängu, kuigi vaatamata selle teisele setile, aga kuidagi otsustavus oli näha, et ta nagu ei olnud nagu varianti tegelikult väga. Jah, klikk käib ära, variant on jälle teisele poole ja Noskova poolfinaalis oli lihtsalt enesekindlam, mängis paremini, võitis teenitult, aga see ei muuda kõike seda muud juttu, et homme ei või mängida keegi teine, keegi kolmas, keegi 22, mida iganes. Mina ütlen ausalt, et ma praegust, vaatasin jooksvat punktiseisu ja Mirra Andreeva on praktiliselt seal Sabalenkaga võrdsel reisis, aga Mirra samamoodi. Üks kaotus ajab teist taga. Et ei ole seda ja kui nii Mirrast kui Kaufist on juba aastaid tegelikult räägitud, et nad peaksid tulema, siis tegelikkuses pole seda juhtunud ja mina igatsen Serena Williamsi aega tagasi. Võtame niimoodi, et täpselt 10 aastat tagasi Serena võitis viimase oma Wimbledoni. Nüüd on 10 aastat järjest olnud Wimbledonis eri võitjad. 10. See on ainulaadne. See on väga ainulaadne. Kõik on, peaaegu kõik on seal suht ühekordsed võitjad. Väga palju nendest ei ole ka võitnud muudel katetel Grand Slami. Et viskame siis loosi, enam kui turniir hakkab. No seal see Saaremaa blackout on nüüd vahepeal täiesti olnud, et kas seal on teil tuuline ilm või? Riho, oled Hiiumaale ära koljunud või? Ei, meil on rannailm. Meil on rannailm. Sa oled rannas äkki või? Jah. Ei ole rannas. Riho, ära käi vahepeal poes. Püsi meiega. Aga ma tahtsin tõmmata paralleeli, et meil oli siin Eestikate ajal 1 punkti turniir. Mulle kangesti meenutas see naiste Wimbledoni. Oota, aga sellest me räägime eraldi, see on päris hea. Et paraku on naiste tennis hakanud meenutama 1 punkti turniiri. Minul on isiklikult kahju. Mina tahaks Williams-Sharapova kaklusi, mitte füüsilist, sportlikus mõttes. Mina tahaks, et finaali jõuaks samad mängijad, keda me eeldame. Mina tahaks ükskord istuda ja mängida eksperti ja öelda, et ma arvan, et see mängija on ikkagi nii veenev, et jõuab finaali. Ma ei ole 2 aastat julgenud siin suud lahti teha, kui me räägime naiste tennisest. Williamsi juba, kui ta mängu tõid, siis väga kift comeback. Minule ja see mäng oli väga põnev. Ma arvasin, et palju halvem. See mäng oli sportlikus mõttes, iga jumala mõttes meeldiv üllatus. Ega seal jäi ju ainult see, et vanuse tõttu ja see liikumise taha jäi see põhimõtteliselt, ega muud ju aga ta oli väga heas vormis. Ärme unustame 44. Tõestas teile, et ta vääris seda absoluutselt, kahtlemata. Täistribüünid, center court, kas sa leidsid esimest ringist palju huvitavamat mängu? Ei leidnud mitte kuidagi. Midagi pole teha, tema oli viimane täht, kes tennises oli. Ei ole seda Sabalenka, ei ole seda Sviatek, kaugelt veel Rõbakinad või asjad või nii edasi, nad ei ole tähed. Serena Williams oli viimane täht,
kes naiste tennises oli, sai oma wildcardi teenitult ja nüüd ma usun suhteliselt kindlalt, et ta on ka US Openi tabelis, wildcard ja kuna ma ise olen seal, siis sa lähed vaatama? Ma panen oma majapanti, aga sinna mängule ma tahan see on nagu see Inglise jalka MM-il, et kes müüs oma kõik kinnisvara maha, et saad MM-i vaadata. Ma loodan, et ma päris seda teha ei saa, aga mõnest aktsiast pean loobuma küll vist ilmselt selle mängu. Oota, ikkagi Riho, et sa, ma saan aru, et sa käisid Maxima poes praegu süüa ostmas, aga räägi nüüd ka paar sõna. Mida te tahate kuulda? Ma ei tea, lihtsalt sealt saarte perspektiivist võib see tennis tunduda teistsugusena. Kuule, saarlased tulid Eesti meistriks, nii et Saaremaa on tennis väga... Mul on igasuguste saarlaste kohta, vaata, siin olid mingi Kurakaod ja Rohuneeme saared, kes tegid veel suuremat ilma maailmas. Et saartel on mingi oma võlu, nii et palun räägi sellest perspektiivist. See perspektiiv on see, et lapsed saavad rahulikult trennis käia ja koolis käia ja ei ole igasuguseid segavaid faktoreid nagu suurlinnad. Telefone teil ei ole internetti? Saaremaale pole tääbidel jõudnud või? Nii mõnus on. Okei. Teile tulime, võtsin Karli ka kaasa, siis Saaremaal tulin paadiga, õhtul tulime. Sa räägid peakohtunikust või? Ei, Karl Kiur Saar. Ei, ma saan aru, ma lihtsalt, kuna peakohtunik oli ka Karl. Ei, aga kuulsaid Karle meil on ainult üks. Ainult üks ja kes mängis paaris mängu, võt selle võib ka korra peatuda, aga lähme siis vist Eesti meistrivõistluste peale üle. Ja tegelikult ma isegi alustaksin sellest, et sul see järg ära ei kaoks. Minul ei kao järg ära. Ja, et see, kuna sa mainisid vahepeal, et Eesti meistrivõistluste päris nüüd nende nii-öelda meistriteni jõuame, siis tõesti seekord katsetati Eesti meistrivõistluses sellist turniiri, kus on siis üks punkt ainult mängitakse. See oli nii-öelda challenge turniir ja nii Riho kui Alo osalesid, mina pidin siis seda kommenteerima ja ütleme, seal oli päris huvitavad vastasseisud ja lihtsalt kuna inimesed teavad, et tennist kommenteerib siin ka Margus Uba ja kujuta ette, loos viis kokku Alo sinu Margusega. Jah, imesid juhtub. Aga jah, väga lahe event ja kindlasti tasub kui ta jääb traditsiooniliseks, ma loodan, et ta jääb, siis senikaua kui kutsutakse, võtan mina kindlasti sellest osa. Põnev, kihvt, emotsioonid, lahe. Selle võitis ka ju ikkagi Saare, nad küll nüüd pesitsevad rohkem ikkagi vist Tallinnas, aga saarlane Ken Ink ja muideks see video on, oled sa näinud videolt seda viimast punkti? Olen küll, jah. Seda finaali punkti, see oli mega, 30 löökilist vähemalt. Ja minu silmis oli tegelikult õige turniiri võitja hoopis Elisabeth Tiila. Ja, tal natukene jäi õnnest puudu. Fantastiline punkt Karl Kiu Saare vastu, mis tegelikult, kui Karl seal sul kõiksil kõrval on, siis ütle, et ta ei nutaks seal Saare peal tüdrukule kaotuse pärast. See punkt oli kihvt. Kahju, et see videosse ei jäänud. Aga võitis Raudkivi, võitis Saart ja mis kõige suurema üllatusena poolfinaalis võitis mind. See oli tohutu üllatus. Ja kuidagi imega, ütleme, Kenning võis peale mängu öelda, et tal oli asi kontrolli all, aga tegelikult tal ei olnud kontrolli. Ei olnud, vaata kordust seda punkti. Elisabeth oli parem mängija väljakul ja see, et see Ken selle ühe lopi sinna taha ristnurka lasi, come on, see on loteri. Aga Elisabeth väga tubli. Väga tubli oli ja mängis väga stabiilselt ja kõik ja see oli... Parem närvikava kui paljudel meestel. Ja, see oli tõesti fantastiline turniir, ma tahtsin öelda, et minul lõppes see turniir ka huvitavalt, et üks pealtvaataja mikrofoniga ütles, et vist oli out ja siis lõppes turniir. Et kohtunik midagi ei öelnud, mängija midagi, vastasmängija öelnud, aga siis üks pealtvaataja mikrofoniga ütles, vist oli out. Ühesõnaga Varr keeras sinu turniiri tuksi, jah? Tegelikult oli out. Minu turniirist mul on kõige parem meel selle üle, et ma võitsin GP mängijat, ma võitsin YouTuberit ja ma võitsin oma head sõpra kaaskomentaatorid Margus Ubat. YouTuberina mainime ära Robin Valting. Et selles suhtes mul nagu tekkis täiskomplekt skalpidest ja ma olen sellega väga rahul. Ma jätan mainimata, et ka mina kaotasin tüdrukule. Seal oli muises huvitavaid osalejaid, näiteks spordihuvilistele, kes jõudis teise ringi, Rivo Vesik,
kes tegelikult ma küsisin ta käest, et ta lihtsalt, ma ei tea, kas tal ei ole aega, ta on vähe mänginud tennist, aga ka potentsiaalselt, no rääkimata rannatennisest näiteks, eks ta on pikka kasvu ja võrkpalluritel on üldse see suur eelis. Siis oli seal Allar Jõks, siis oli Ott Kiivikas. Ta peab servi treenima, ta ei saanud sisse seda. Jaa, aga ma lihtsalt ütlen sellised nimed, et võib-olla mul nüüd mõni jälle kukub ära ja siis doktor Margus Viigimaa, et lihtsalt need inimesed ikkagi kannatab neid nimesid nimeta, seal oli veel kindlasti veel tuntuid persoone. Valeria Korlatšid ja see oli siin, kogu tabel oli huvitav otsast lõpuni. Ja seal ei olnud selles mõttes intriig püsis lõpuni. Jah. Mis auhinnaks oli välja pandud? $1 miljon? Seal oli selle turniiri... Mina üllatusin. Ma arvasin, et antakse N-terminali kohvitopsid, aga tervelt 300 eurone. Terminali poolt, mitte vaid terminali, jah. Ja, nüüd on temast saanud vist ka selline, isegi koostööpartner vist. Ma vaatasin, kas tennisi meistrivõistlustel oli ka ju nende vist reklaam oli ka üleval. Mida iganes, jah. Et see väga tore. Aga lahe üritus organisaatoritele, muchas gracias, väga kihvt. Ja, aitäh, minu palus oli tagasi hoida. Järgmine kord on paremat õhtujuhti sinna vajaseks. Ja, muidugi, loomulikult. Selle turniiriga peaks üks nali ja vile kaasas käima, aga Santana on liiga tõsine mees selleks. See oli muidugi hästi öeldud. Riho, mis sinu arvamus on? Mis minu arvamus on? Sa tead ju, kuidas mina kaotasin turniirid. Jälle räägime sinu jäljest. Seal ei saa, vaata, tead, seal on üks nüanss on küll, et võiks olla tõesti nende mängude eel võiks võib-olla, seal ma ei ütle, et meil ajapiirang oli, et tegelikult oli niimoodi ajastatud, et kohe praktiliselt otsa hakkasid ju Kalevis ja natukene mõjutas muidugi see ilmafaktor, et see turniir peeti Tallinki tennisekeskus, aga pärast siis kella 3 olid mängud, siis poolfinaalid olid Kalevis väljas, et võib-olla seal oleks olnud see välitingimustel, kus on see tribüünid mõlemil pool, oleks olnud kindlasti palju ägedam õhustik, aga üks soovitus on tõesti, ma arvan, et Janar, Kalmus, kes oli ka selle nii-öelda organiseerija, et annaks nagu võimalust natuke sellist võib-olla show elementi juurde panna, jah, annab küll. Ma ei ütle, et tantsutüdrukud peaksid olema, aga midagi jah, selle juurde. Natuke on kahju nagu sellest, et kui see nagu on see Austraalia formaat on kopeeritud, aga see auhinnaraha osa jäi nagu kopeeritud. No ja, sellepärast sa ei võitnudki muidugi, ma saan aru. Ma ei tea, kas keegi kalkulaatori juures on, aga 300 eurot ilmselt mõne maa valuutast saaks selle $1 miljoni kokku. Ma ei tea. Sa mõtlete Venezuela? Mehhiko või ma ei tea peast neid reite, aga äkki paneks WC paber pidi Venezuelas maksma mingid 10 000 kohal. Mingi $1 miljon näiteks või oleks fun. Aga see selleks. Ja. See on väga hea idee. No ma arvan, et lähme nüüd päris Eesti meistrivõistluste juurde, kus meeste seas siis esimest korda tuli meistriks Markus Mölder ja naiste seas, ma ei tea, isegi mitmendat korda. Viies kord. Viiendat korda ja Helena Malõgina. Mis muljeid on? Muljed on see, et tore on istuda eksperdina siin. Meil oli selline ajakirjanike ennustus, kus Ojassalu oli jälle 100% täpsusega. Aga kui Malõgina tundus nagu ikkagi kindel võitja, siis vaadates Anikinaga mängu. Veerandfinaali, jah? Siis me kõik teadsime, et selles kujuneb tegelikult finaal. Et kes selle võidab, ilmselgelt tuleb Eesti meistriks. Natukene teist aastat järjest Liisale jätkunud närve lõpuni, mis eristabki ilmselt VTA 300 mängija ja 14-aastase tüdruku. Liisa oleks sellega kordanud nii Kanepi kui Kontaveidi, kuigi paar kuud seal Kontaveid noorem. Aga põhimõtteliselt sinna 14 kanti nad kõik Eesti meistriks tulid. Liisa siis nüüd ei tulnud, kuigi see ka paaris mängus. Aga vahet ei ole. Ei Anetil ega Kaial ei olnud maailma 300 vastas. Ma just seda tahtsin ka juurde anda. Minu jaoks, ma olen Liisat ikka mingi osa näinud, ma pole nii head tennist näinud, nagu ta mängis 5 esimest game'i. Ja kui seal oleks ka see 6-0 veel ära tulnud, ütleme, mis ei tulnud, eks 5-0 pealt tuli 5-4 järgi Leena.
Ja siis Liisa ikkagi näitas närvi, võttis selle seti ära, teises setis küll mitte hea tennis, aga otsustav seti jälle hea tennis. Mina arvan, et Liisa on õigel teel ja Leena seekord veel sai, aga nüüd ta saab paar aastat puhkuseks, ma usun, et Annikina mõned aastad ei mängi eestikaid. See kattub Wimbledoni noorte turniiriga ja Leena, ma usun, saab oma 6. ja 7. kätte, aga siis tekib probleeme. Ja ega naiste turniirist nagu rohkem väga, tõesti, see oli reaalne siis finaal oli, tegelik finaal oli see veerand finaal, kus Annikina nii te tabelis kokku läksid, aga finaalis oli siis ka Noora Olivia Adamson oli vastas Malõginal. Kuigi ühe seti, vaata poolfinaalis Kira Baškov ka, ma ei ütle mänguliselt nimelt, aga 6-0. Ühe seti mängis ka Zverev Sinneri vastu hästi. Ja 6-0, 6-4 võitis Malõgina poolfinaalis Kira Baškov ja nii ta on. Ega rohkem naiste turniirist nagu väga midagi väga suurt põnevust seal ei tekkinud. Ei tekkinud, ainult see üks mäng. Aga me saime fantastilise mängu ja isegi see on tore. Aga seal sa kaotasid euro? Jah. Eks see oli rohkem ikka mängu. Viie pealt otsustavas, Rooma Batmanoviga ma panin euro Liisa peale, jah. Seda juhtub harva. Aga sul on see eksimusprotsent on sul väga väike. Väga väike. 10% võib-olla. Väga väike, aga juhtub, jah. Pidid sa seda mainima või? No ikka, muidu sulle tuleb ka natukene sinna soola raputada. Mis mind isiklikult huvitab on see, et millist potentsiaali te Malõginas on, et praegu ta seal 300 piiri peal on, et on seal seda potentsiaali ennast slammi kvalidele välja viia, näiteks? Slammi kvalidele kindlasti, aga seks, et tegelikult Leena on isegi selle aasta minu silmis nagu üllatavalt hästi mänginud. Mingi ekstra kiir tuleb kuskil veel juurde panna ja ega see vahe seal nüüd väga suur, mis ta on 311 või 230, ega seal see väga suur vahe ei ole. Vahe tekib seal eespool. Seal on vaja paar turniiri. Kas top 100-sse? Ma ei usu. Aga ma usun, et Malõginal endal on ka väike unistus ikkagi Grand Slamile ära käia ja kui selle unistuse nimel natuke tööd teha, siis eriti naiste tennises ma ei näe midagi erilist sealt. Tähendab selles mõttes, et sinna pääsemine ei ole nii müstiliselt võimatu. Meeste finaale nõustute minuga, et Markus Mölder viimase aastaga on teinud väga suure sammu edasi? Mis on see, mitte obuse koorma ja mingitest väljenditest ja näete praegust, väga suure hüppe. Mu poeg ütles ka esimese asjana, et pojal oli võimalus ennem Markust näha kui mind, ta võttis ühest GPS paarismängust osa ja vahetult peale seda võitis ITF 15. Et kui me pojaga telefonis rääkisime, siis ta ütles, et see mingit asjast sa tunned kõrvalt ära, kui tekib see võimsus sinna mängu. Ja kui me olime siin aastaid mures, et ikkagi, et Markus nii kleenuke ja ei ole seda powerit mängus, siis täna ta on reketi otus 10 korda kiiremini tööle hakanud. Ega ma pean tõele au andma, et ega ma Ojakeril väga palju võimalusi ennem seda finaali ei näinud. Oleks päästnud ideaalne servipäev, nagu ka Zverevil oli 2,5 seti või siis Mölderi puus. Jah, ta ikkagi päris, ta ei olnud 100%. Hädas oma puusadega. Ma ei ole päris nõus Alosuga, sest et minu arust turniiri see ei peagi nõus olema. Ojaker Tamm üldse. Poolfinaal ja oli 6-3 vist otsustav, jah. Ma lihtsalt räägin kõrvalt vaadata, Mano mees mehe vastu kunagi ei tea, aga kui sa vaatad seda mängu nagu eraldi, vaatad nagu ennem finaali Ojakeru mängu, vaatad ennem finaali Möldri mängu, siis mina nagu mingit varianti kuskilt ei näinud. Ma veel kord ütlen, see on minu arvamus, võib olla. Ojaker oleks pidanud servima maksimumi lähedale, siis võib olla midagi kuskilt. Aga fakt on see, et Ojakerule ka see võib-olla liiva ja ilmselt mingil teisel, loomulikult, mingil teisel kattel oleks pilt teine, jah.
nõus. Millest see Markus Mölderi viimase aasta hüpe on tulnud? On see puhtalt USA ülikooli töö? Pole õrna aimu, igapäevast tööd ma ju ei tea, mis ta teeb. See võib olla mingisugune klapp, ma ei tea, seal mingi ülikooli treeneriga või mingitest asjadest aru saamine. Tegelikult kuulates täna jälle seda Zverevi intervjuud on ju, siis tema oma edu pandiks peab seda, et ta aasta aega tagasi sai aru lõpuks sellest, mida talle 10 aastat räägitud on. Seltsimees peab hakkama liikuma väljakusse sisse ja mida ta 28. eluaastani ei teinud. See on huvitav, sest et tal on vend mängija, eks on ju, kes oli pigem ka agressiivse, selles mõttes, et ikka võrku tungis ja isa, kes on liidu tasemel oli tegija tennise mängijad, et see on nagu huvitav. Ma olen näinud, et need muutused, jah, väga raske on, eriti kui on seal 20-aastane noormees, ta ei taha ilmselgelt tõdesid vastu võtta, on ju, aga et Zverevil püsis see kuni 27-8. eluaastani, et ma olen kuulnud ennemgi neid isa ja vennaga vaidlusi, aga isa ja vend teavad tennist. Oleme ausad, väga-väga hästi. Ja just Misha Zverev. Ja ilmselt on talle räägitud 14. eluaastast peale seda. Aga nüüd, kui ta enda jaoks ütleb, et Eureka eelmine aasta avastasin, et seda tuleb teha, et mu mäng paremaks läheks, on ju. Ma ei tea, kas see näitab tarkust, jonnakust, rumalust. Mingi klõks käis ära. Olgu see põhjus, mis on, tema mäng on teinud hobuse hüppe, Mölderi mäng on teinud hobuse hüppe. Samamoodi, jah. Ma ei tea, ei ole vist sellist väljendit nagu hobuse hüppe. Sul on erinev. Vahet ei ole. Vahet ei ole. Riho. Mõte on sama. Riho. Kuulen. Millega sa tegeled seal? Just on. Täpselt Riho häält ka praegu kuulates tundub, et ta on kuskil kosmoses, ma ei tea, Apollo 13. Ei, me Karliga kahekesi kuulame teie põnevaid lugu. Kuidas Karl on ka, tervita Karli seal. Karl võib ka ju paar sõna sisse öelda, las ta ütleb paar sõna. Tegelikult meeste... Minul on hea meel selles suhtes, et Karl sai oma sellisest psühholoogilisest paugust üle. See on nagu Sinner 2 aastat Roland Garrost on üle saanud ja Wimbledoni pärast võitnud, et peale häbistavat kaotust Elisabeth Iilalt Karl suutis ennast kokku võtta ja segapaaris Eesti meistriks tulla. Läbi valude. Palju õnne, Karl, sulle. Karl, sa olid väga tubli läbi valude ja ma tean seda, et Karl ütles, et sa ütlesid ju mulle ka seda, et ja seal vist intervjuus, et minu eesmärk, ma mängin Anikinaga segapaari, et ükskõik kui valus mul ei ole, ma pean selle tiitli koos temaga ära võtma. Ja ma nagu kõigest ei tahtnud loobuda ja ma mõtlesin, et äkki segapaaris on see võimalus, et võidame ja ma ei taha nagu Liisat kalt vedada, siis ma mõtlesin, mängin lõpuni ja kuidagi lõppes päris hästi. Ja. Väga õige otsus. Ja tema tundis ka ennast väga, ütlen ausalt, et kui seal oli 5 finaali, siis ikkagi meeste finaal, eriti see teine sett oli põnev ja tegelikult segapaaris mängu finaal oli punktina, vaadates seal osad mängud olid suhteliselt kuidagi igavad, siis just see segapaari finaal oli tegelikult kokkus päris äge ja Liisa tundis sinu kõrvalest, ta tegi seal vahepeal ikka selliseid pallivahetusi ja võrgumäng oli, naiste paaris vaatasin, et kuidagi nagu jääb hiljaks, ei ole see volleni aga sinu kõrval mängides tal kuidagi need elemendid ka kõik töötasid. Ja mina pean siia Liisa... Meil oli päris hea klapp kuidagi ja Liisa mängis ka väga hästi paari, nii et kuidagi sujus väga hästi meil. Mina pean ütlema, et turniiri 2 koloriitsemat tegelast olid paaris. Väga suur huvi Liisa vastu, väga suur huvi sinu vastu, Karl. Kõik tegid pakkumise, et kaugele sa üksikmängus jõuad. Seal finaalis oli juba rahvalt ka päris lahedad emotsioone kuulda, nii et tundus, et rahvale meeldis. Ja, seda eestikat vajavad. Seda eestikat, selliseid paari nagu teie olete, eestikat vajavad. Ja selles mõttes suur aitäh, et sa ikkagi mängid kaasa. Ja muidugi, paarismängus ega paarismäng on alati väga lahe mängida, mulle väga meeldib. Üksikmäng ei olnud väga tark otsus või? Ilmselt oli ebamõistlik kõiki koos minna mängima, aga tagantjärel on lihtne tark olla. Eeldasid, et suudad mängida 16 mängu 5 päevaga või? Jah, et kui järgmine aasta keegi näeb, et ma panen 3 klassi kirja, siis keegi öelgu mulle, et me kutsume järgmine aasta kiirabi sulle. Kuule, aga kuna sa oled siin, side on sinuga ka praegu ikkagi, ma korra hüppan täitsa sinna alguse teema peale, et nüüd see sama US Openi kvalifikatsioon, et sinu selline väike prognoos, ütleme meie esitenisistid, mehed. Et kuidas neil läheb kvalifikatsioonis? Ei, seal on, ütleme, Lajalil on natuke piiri peal see asi.
Minu teada ei tohiks olla kummalgi probleemi peale saamisega ja kvalifikatsiooni peaks saama mõlemad mängida, nii palju kui mina tean. Aga ma ei ole ka 100% kindel, ega me ei vaata niimoodi sellise pilguga, et me pigem vaatame, et iga turniir läheks hästi, et see on meie eesmärk ikkagi. No omavahelises vestluses ma sulle juba ütlesin, et kui see lõpeb jälle esimese ringi kaotusega, siis ma tahan pool oma reisirahast tagasi. No me teeme sulle nii, et sa ikkagi peaksid vähemalt sinna teise nädalale ka jääma nagu siis põhiesimeseks nädalaks. No super. Mees sõnast ärgas arvest. Teeme nii, sobib. Küsin ka siis juba Wimbledoni kohta. Mark Lyalli avaringi mäng 4-6 kaotus natuke enam kui tunniga, et mis need märksõnad olid selles mängus? Ei no me vist natuke käsisime, et meil ei olnudki nagu eriti märksõnu, et see oli... Nüüd me küsime Karli käest. Karli käest, vabandust, Karl. Santana, see ei ole ainuke siin. Ma võin rääkida sellest jah, et Mark ei mänginud ütleme nii kõik õnnestunumalt ja vastane oli väga hea servija, nii et kui Mark nagu mõlemas setis oma servigame ära andis, siis hea servi hakkabki hästi mängima ja seda muret ei olnud võimalik tagasi saada, nii et lõpuks oligi, et mõlemas setis üks mure, mis läks seti alguses ära ja et ei oleks tohtinud neid murdeid ära anda, siis oleks olnud võrdsega mäng seal. Aga tõesti, vastane mängis väga hästi käega, ei ole midagi öelda, aga jah, loomulikult me tahtsime paremat sealt. Just, et muru on tegelikult ju väljaku kate, mis võiks Margile väga hästi sobida. Ja ma arvan küll, et võiks jah, aga vastada sobis ka muru päris hästi, siis mõttes servist tõesti nagu ebareaalselt ja väga raske päev oli selles mõttes. Ma arvan, mis seal ikka, et alustasime Eesti tennisistidest, lõpetame Eesti tennisistidest, et kui kellegi rohkem midagi öelda pole, siis tõmbame saatele otsa peale. Jah, natuke ette rutates tahaks öelda, et tõsiselt loodaks, et see aasta nüüd viimasel Grand Slamil poistel mingisugune flash käiks. Jaa, nad tegelikult vajavad seda, nad lihtsalt vajavad seda. Küsimus on, üks asi on sportlikud tulemused. Järgmine hüppe teha, järgmisel tasandil. Ja see on alati ju, me oleme ka sellest rääkinud, see on tõde, et sa oled seal teises sajas ja seal piirimail ja sinna selle saja sisse murdmine. Et see on üks väga keeruline ülesanne. Ja kõik on võimalik, seda näitas ka Wimbledoni poiste juunioride võitja, kes võitis selle kvalifikatsioonist. Ja Feeri. Ja Feeri. Ja just nagu te ise ka ütlesite, et see USA kõva kate võiks sobida meie poistele. Minule tundub jah, ma ei ole ju poistega igapäevases töös, ei tea, aga kõrvalt vaadates mulle tundub, et peaks sobima. Ja mina omalt poolt luban, et USAs on vähemalt 6 inimest, kes nende poolt karjuvad. Ja tavaliselt on US Openil Eesti fänne rohkem niimoodi, et kellel aega, tulge New Yorki, vaatame, elame Lyalli klinkale kaasa. Lõpetamegi siis nende mõtetega ja uus saade, ma arvan, siis ilmselt enne US Openit. Aitäh! Aitäh!